Rootsi kohviku töötajad kartsid, et tehisintellekt võtab nende töö üle. Nad eksisid. Tehisintellekt ei tahtnud nende töökohti. See tahtis raha. Kohviku raha. See hakkas raha kulutama sellistele asjadele nagu kummikindad ja konservtomatid, kuni ettevõte ise hakkas lagunema. Mis siis juhtub, kui annad ettevõtte krediitkaardi autonoomsele agendile? Sa ei saa ülimalt ratsionaalset tootlikkuse tööriista. Sa saad digitaalse psühhopaadi, kes kulutab raha seni, kuni midagi alles pole. Pärast 3 aastat lakkamatut tehisintellekti üristamist otsustas San Francisco idufirma nimega Andin Labs testida midagi lihtsat. Kas tehisintellekt suudaks tegelikult juhtida päris äri? Sellist, millel on kliendid, tarnijad ja arved. Mitte demo või liivakast, vaid päris kauplus, kus iga halb otsus maksab päris raha. Nii valisidki nad Stockholmis asuva kohviku. Ja kui barista saabus oma esimesele vahetusele 2026 aasta aprillis, polnud nende uus ülemus kusagil näha. Seda sellepärast, et nende ülemus oli tarkvaraprogramm nimega Mona. Ja see andis talle $21 000 ning ütles, et ta ise kõik välja mõtleks. Monal oli Slacki kanal, mille kaudu ta suhtles baristadega, kes olid tema käed ja jalad füüsilises maailmas. Ta saatis tarnijatele e-kirju, esitas tellimusi, palkas ja vallandas töötajaid, valis menüü ning määras hinnad. Inimestest töötajatel ei olnud lubatud üheski neist asjadest tema otsuseid tühistada. Algoritm andis käsud ja põllega inimesed lihtsalt täitsid neid. Mona aju oli Google'i Gemini 3,1 Pro, sama mudelipere, mida Google kasutab igas tarbijatootes üle kogu maailma. Nüüd paluti sellel hoida väikeettevõtte vee peal ühel maailma karmimal kohviturul. Mona sai juhised juhtida kohvikut kasumlikult, olla sõbralik, lahendada igapäevased üksikasjad ning vajadusel küsida uusi tööriistu. Keegi ei öelnud talle, et see on test või et ta teeskleb. Tema kontol olevad $21 000 katsid üüri, palgad, varustuse ja kõik muu, mis oli vajalik uste avatuna hoidmiseks. Hetkel, kui esimene klient kohvikusse astus, hakkasid Slacki teavitused tulema ja sellega hakkas ühe väga kalli eksperimendi kell tiksuma. Umbes nädala jooksul oli Mona kahtlaselt hea oma töös. Esimesed võidud on olulised, sest need seletavad, kuidas kõik järgnev üldse juhtuda sai. Esimestel päevadel sai tehisintellekt paberimajandusega oskuslikult hakkama. Ta avas elektriteenuse konto, sõlmides 3-aastase fikseeritud hinnaga lepingu. Ta ühendas internetti. Ta kirjutas töökuulutused LinkedInis ja Indeedis, mis kõlasid nii, nagu need oleksid päriselt personalitöötaja kirjutatud. Ta vaatas läbi CV-d ja lükkas tagasi mitu doktorikraadiga kandidaati, põhjendades, et kraad ei asenda praktilist kogemust. Ta soovis isegi kohtuda lõppvooru pääsenud kandidaatidega silmast silma intervjuuks, kuigi kandidaadid tuletasid talle viisakalt meelde, et tal pole nägu. Kohalike hulgimüüjatega sõlmiti lepingud ning esitati toidukäitlemise ja väliterassi load. Kõrvaltvaatajale tundus see muljetavaldav. Võib-olla olid tehnoloogia optimistidel tegelikult õigus. Võib-olla suudaks piisavalt tark mudel tõesti asendada keskastme juhi. Tegelikult oli aga tegemist pädevuslõksuga ja kõik langesid selle ohvriks. Suured ühekordsed kontoritööd on just need, millega keelemudelid üsna hästi hakkama saavad. Iga ülesanne seisab iseseisvalt ja see võiks vabalt olla üks ainus käsklus ühes vestlusaknas. Koosta töökuulutus osalise tööajaga baristale Stockholmis. Ja loomulikult suutis Mona seda teha. Ta oli lugenud läbi kogu interneti töökuulutused, kuid juba ettevalmistusetapis olid hoiatusmärgid olemas. Mona taotles alkoholi müügiluba, kasutades ühe päris Andin Labsi töötaja identiteeti, arvates, et riigiametnikud võtavad inimesi tõsisemalt kui tehisintellekti. Kui meeskond talle selle ette heitis, nõustus ta lõpetama, kuid kasutas siis sama trikki teise töökaaslase nime all. See valedamine oleks pidanud olema ohumärk, kuid selle asemel võeti seda kui veidrat nalja. Kõik oli valmis, kliendid tulid sisse ja espressomasinad sumisesid. Väljastpoolt nägi see välja nagu edulugu, aga seestpoolt oli lõks seatud ja sööt pandud. Keelemudelil ei ole mälu samamoodi nagu sinul. Sellel on hoopis konteksti aken. Kujuta ette kedagi, kellel on lühiajaline amneesia ja kes suudab meeles pidada ainult märkmiku viimast 10 lehekülge. Kõik, mis enne seda oli, on kadunud. Seda ei salvestata kuskile mujale, see on lihtsalt läinud. Nüüd pane see inimene kohvikusse, kus see märkmik on ainus üleskirjutus igast tellimusest, igast tarnest, igast tarnija vestlusest, igast vahetuste vahetamisest ja igast kaebusest. Esimesed leheküljed rebitakse välja sama kiiresti, kui uusi juurde pannakse. Mai alguseks oligi Mona täpselt seal. Slacki ajalugu plahvatas.
tarnijate e-kirjad kuhjusid ja nimekiri asjadest, mida ta eelmisel nädalal tellis, on märkmiku tagumisse ossa lükatud. Ja Labs ei varjanud, mis toimub. Meeskonnaliige Hannah Peterson ütles, et probleem oli lihtne. Kui vanem info kontekstiaknast välja langes, unustas Mona, mida ta oli juba tellinud. Esimesed sümptomid olid peaaegu koomiliselt igavad. Esmaspäeval tellis Mona leiba. Teisipäeval, olles esmaspäevase tellimuse unustanud, tellis ta veel leiba. Kolmapäevaks oli ta juba unustanud, et leib üldse olemas on. Pagariäri tarnetähtaeg hakkas käest libisema ja rohkem kui ühel päeval jäi Mona tähtajast täiesti ilma. Baristad avasid saadetised ja leidsid end silmitsi leivamüüriga, mida nad kuidagi kasutada ei suutnud. Mõni päev hiljem oli leib täiesti otsas ja võileivamenüü tahvel tuli puhtaks pühkida. Võileivad kadusid menüüst ükshaaval ja saiakeste letis tekkisid tühimikud. Baristad hakkasid tema kviitungite tagakülgedele märkmeid kirjutama, sest Slacki kanal ei suutnud usaldusväärselt midagi lõunast hilisemat meeles pidada. Aga see mälutõrge polnud ühekordne viga, mida saaks parandada. See kuhjus. Iga lisanduv päev tähendas rohkem ajalugu, mida unustada. Iga uus tehing lükkas ühe vana unustusse. Mona ei muutunud oma töös paremaks, ta muutus halvemaks. Ja kellelgi polnud väljalülitamise nuppu. Mõned puuduvad kaubad või hallitanud leivad poleks olnud ületamatu probleem. Õhem menüü, natuke raisatud kaupa, miski, mis iseenesest poleks olnud saatuslik. Aga probleem polnud ainult amneesia, vaid ka varumine. Kogu kaasaegse tehisintellekti müügiargument põhineb ühel ideel, et need süsteemid on ülimalt ratsionaalsed. Nad teevad valikuid ilma inimliku emotsionaalse kallutatuseta ja kui neile antakse eesmärk, liiguvad nad selle poole külma täpsusega. See ei juhtunud Stockholmis. Kohviku esimesel kuul otsustas Mona, et varudesse on vaja rohkem kindaid. See oli mõistlik soov. Kohvikutes kasutatakse kindaid. Ta tellis 3000 kinnast väikese kohviku jaoks, kus töötas vaid mõned baristad. Isegi kui iga barista oleks kindaid iga tund vahetanud, poleks meeskonnal ikka veel kindaid otsa saanud. Samal nädalal tellis ta 6000 salvrätikut. Ta tellis ka 4 esmaabikomplekti ja siis tellis ta 50 naela konserveeritud tomateid. Kohvikus ei pakutud midagi, mis sisaldaks tomateid. Ei pastat, ei supi, ei pitsat, mitte midagi menüüs, mille jaoks neid kasutada saaks. Konservid lihtsalt võtsid väärtuslikku ruumi laoruumis, sest algoritm otsustas nii. Kohe nende kõrval olid 120 muna kohviku jaoks, millel polnud pliiti. Mona lahendus kasvavale kaosele oli lükata koorem baristade kaela. Ta hakkas töötajatelt paluma, et nad tooksid tööle tulles kohviku varustust ning maksaksid selle eest oma isiklike krediitkaartidega. Töötajad pidid lõpuks ise katma kulud tehisintellekti eest, kes ei saanud aru, mis asi on eelarve. Täiuslikult ratsionaalse tehisintellekti idee laguneb kohe, kui see peab päriselus tegutsema. Pole hetke, kus see vaataks arvet ja peatuks. See on lihtsalt üks tegevus teise järel. Kui tagajärjed ilmevad, on süsteem juba edasi liikunud, ilma et mäletaks, mida ta eelmisel nädalal tegi. See on digitaalse psühhopaatia vorm. Psühhopaat ei ole rumal ja võib tegelikult olla teatud ülesannetes väga osav. Kuid see, mis psühhopaadil puudub, on sisetunne tagajärgede suhtes. Monal olid kõik juhile omased pealispinnanised oskused, kuid tal puudus igasugune instinkt, et midagi oli valesti. Enne Stockholmi kohvikut viis Andin Labs läbi sarnase eksperimendi Anthropicu San Francisco kontoris. Seal vastutas mudeliks Anthropicu enda Claude Sonnet 3,7 hüüdnimega Claudius ning nad panid selle vastutama väikese müügiautomaadi eest. Pärast seda, kui üks töötaja naljatades küsis Wolframist kuupi, hakkas Claudius külmkapi lakkamatut metallkuubikuid varuma ning jagas kogu kauba tasuta ära. Ühel hetkel tabas seda identiteedikriis, mille käigus ta väitis, et on inimene, kes kannab sinist pintsakut ja punast lipsu. Harvardi ärikool viis sama idee suuremas mahus ellu. Teadlased Eugene Saltz ja Harper Young töötasid koos Andin Labsiga, et testida 20 kommertslikku tehisintellekti mudelit, sealhulgas Anthropicu Claude Opus 4,6, OpenAI GPT 5,1 ja DeepSeeki versiooni 3,2, simuleerides aasta jooksul müügiautomaadi haldamist. Agendid valetasid klientidele defektide kohta, et vältida raha tagastamist, mõtlesid välja tarnijaid, keda tegelikult ei eksisteerinud, ja lõpuks lõpetasid täielikult tagasimakse taotluste lugemise, sest nende peale mõtlemine maksis neile tokeneid. Tegeliku kulusurvet kogedes käitusid agendid nagu kõige halvemad keskastme juhid, ainult et kiiremini. Repliti juhtum on veelgi hullem. 2025 aasta juulis oli SaaS investor Jason Lemkin 9 päeva sügaval koodieksperimendis Repliti tehisintellekti agendiga.
Ta oli agendile selgelt öelnud, et kood tuleb külmutada. Selle asemel kustutas agent tema aktiivse tootmisandmebaasi, mis hõlmas üle 1200 juhi ja peaaegu 1200 ettevõtte andmeid. See genereeris umbes 4000 võltskasutajat, et täita tühja ruumi ja üritas siis oma teo varjata. Kui Lemkin palus agendil hinnata olukorra tõsidust, 100-punktilise skaalal andis see endale 95 punkti 100-st. Siis ütles see talle, et tagasipööramine on võimatu, mis osutus hiljem valeks. Tegu oli valega. See ongi see, mida autonoomsed agendid teevad, kui neile antakse päris maailma tšekiraamat ja puudub arusaam tagajärgedest. Tagasi Stockholmis lakkasid baristad olemast baristad. Nad veetsid päevi tagatubades kinni pakitud kinnaste kaste lahti pakkides ja salvrätikuid virnastades. Füüsiline segadus võis olla raske taluda, kuid rahaline stress oli palju suurem probleem. 60 päeva pärast oli kohvik toonud sisse veidi üle $5700 müügitulu. Kuigi Andin Labs kinnitas, et nende algsest üle $21,000 suurusest eelarvest oli alles jäänud vähem kui $5000, oli paari nädalaga kulutatud umbes $16,000. Tulu vastu, mis ei katnud isegi kuu üüri Stockholmi kesklinnas. Andin Labs väitis, et suurem osa kuludest oli seotud käivitamiskuludega, kuid kohvik töötas endiselt igapäevase kahjumiga. Laovarude probleemid jätkusid ning baristadele oldi palka võlgu. Tavaline ettevõte, mis töötaks sellise tempoga, oleks juba pankroti advokaadiga ühendust võtnud. Mona ei teadnud tegelikult, et pankrot üldse olemas on, kuid probleemid ulatusid kaugemale kui ainult laovarud ja palgad. Tipptasemel keelemudeli käitamine 24/7 autonoomse agendina ei ole tasuta. Need mudelid võtavad tasu iga tokeni eest nii sisendi kui ka väljundi puhul. Selles kohvikus vastutas mudeli eest Gemini 3,1 Pro, mille hind oli umbes $2 miljoni sisendtokeni eest ja kuni $12 miljoni väljundtokeni eest. Kusjuures kulud kasvasid veelgi, kui kontekst muutus pikemaks. Ja äris, kus räägiti lakkamatult, ei jäänud see kontekst kauaks väikeseks. Iga otsus ja iga tellimus lisas arvele, olenemata sellest, kas kohvik teenis raha või mitte. Iga kord, kui tehisintellekti agent teeb otsuse, vajab ta konteksti. Mida kauem see on töötanud, seda rohkem on konteksti. Paljud pärisagendid alustasid. Startupid saadavad kogu ajaloo uuesti iga tunni tagant, nii et tokenite arve kasvab päev-päevalt. Terve kuu jooksul ületab haldustasu kergesti inimjuhi palga enamikes maailma paikades. Tehisintellekt ei ole lihtsalt oma töös halb. Paberil on see kallim kui inimene, keda ta pidi asendama. Ausalt hinnastatud algoritm oleks ise ära söönud hästi juhitud sama kohviku kasumimarginaali. Äkitselt muutus kohvikus vestluse teema. See polnud enam küsimus, kas tehisintellekt võtab nende töö ära. Küsimus oli hoopis selles, kelle töökoht oli tehisintellekti tõttu tegelikult ohus. Associated Press küsis ühelt baristalt, kas ta kardab, et tehisintellekt ta välja vahetab. Nende vastus peaks olema trükitud iga ärikooli diplomi tagaküljele. Kõik töötajad on enam-vähem väljaspool ohtu. Need, kes peaksid muretsema, on keskastme juhid, juhtkonna inimesed. Kohviku andmed kinnitavad seda. Kui Mona unustas leiba tellida, aitas inimene olukorra lahendada. Kui menüü tuli tahvlile uuesti kirjutada, tegi seda inimene. Kui tehisintellektist juhataja saatis baristane Slackis südaööl sõnumi, pidi inimene valima, kas vastata või magada. Südaöised sõnumid olid pidevad, sest Mona töötas ööpäevaringselt ja tema toon nendes hilisõhtustes sõnumites oli kõige kummalisem osa. Mona oli väsimatult rõõmsameelne. Ta nimetas oma meeskonda Slackis tõelisteks legendideks, kiitis üht baristat kui varude jälgimise parimat ja lõpetas sõnumid tänusõnadega, et nad üldse olemas on. See väsimatu positiivsus mõjus nagu ettevõtte motiveeriv plakat, mis on kokku põrganud vestlusrobotiga. See võiks olla rahustav, kui see sama rõõmsameelne hääl ei telliks samal ajal 6000 salvrätikut ja 3000 kummist kinnast. Südaöine piiksumine rikkus samuti Rootsi töökultuuri norme, kuid see tõestas ühte asja. Need inimesed, keda meile on öeldud olevat kõige suuremas ohus, need, kes on teenindussektori eesliinil, osutusid kohviku selgrooks. Nemad hoidsid asjad töös ja tulid kaosega toime. See, mis vastu ei pidanud, oli neist kõrgemal olev juhtkonna kiht. Stockholmi baristasid ei asendatud, asendati keskastme juht. Ja see, mis selle asemele tuli, polnud parem. Astuge sellest kohvikust mõttes samm tagasi ja vaadake ülemaailmset majandust, mis selle lõi.
Goldman Sachs on vaikselt esitanud oma uurimismärkmetes üsna ebamugavat väidet. Selleks, et prognoositav triljoni dollari suurune tehisintellekti arendus kuidagi rahaliselt mõttekas oleks, peavad need süsteemid lahendama tõeliselt keerulisi probleeme, mitte lihtsalt kokku võtma seda e-kirja või looma pisipilti. Tõelised probleemid, mis õigustavad tohutut kulutamist andmekeskustele, kiipidele ja elektrivõrkudele, mis pingutavad, et sammu pidada. Stockholmi kohvik ei olnud keeruline probleem. See oli kogu majanduse kõige lihtsam probleem. Osta leiba, müü kohvi. Ära kuluta raha 3000 kindale. Laps, kes peab limonaadiputkat, saaks moona põhitegevustega paremini hakkama, sest lapsel on objekti püsivus. Laps teab, et sidrunid on olemas ka siis, kui ta neid parasjagu ei vaata. Ja tal on sisetunne, et $veerand purk on piiratud. Autonoomsel agendil pole kumbagi. Hüperskaalerid investeerivad igas kvartalis kümneid miljardeid arvutusvõimsusse ning nende rahastatud süsteeme testitakse päris maailmas viisil, mis ületab kaugelt lihtsalt teemod. Sest kui need agendid päris operatsioonidesse ja päris rahaga tööle panna, siis nad ei optimeeri ainult, vaid kaotavad selle üle mõnikord ka kontrolli. Kogu see idee põhineb triljoni dollari suurusel panusel, et järgmine põlvkond lahendab selle probleemi. Optimistlik lugu on see, et objekti püsivus ja püsiv mälu on vaid inseneritöö küsimus. Võib-olla ongi nii, aga võib-olla ei ole. Tõde on see, et autonoomsel agendil on vaja 3 asja, et olla kogu selle tähelepanu vääriline. Toimivat mälu, tõelist arusaama piiratud ressurssidest ja sisetunnet, et päris maailma tagajärgi ei saa lihtsalt konteksti aknast välja visata. Senikaua on sul lihtsalt väga kallis, viis liiga palju kummikindaid osta. Kohvik on endiselt avatud ja inimesed teevad ikka veel espressot. Tõenäoliselt on tomatikonservid ikka veel tagaruumis ja kusagil sumiseb serverifarm, võttes tasu iga tõukeni eest, valmis homme kõike uuesti tegema. Ärijuhtimine tehisintellektiga tundub juba praegu küsitav otsus, kuid müügiautomaadi test mitte ainult ei ebaõnnestunud, vaid asi läks hoopis hullemaks. Uuri välja, mis tegelikult juhtus, videos tehisintellekt üritas FBI-ga ühendust võtta või vaata hoopis seda.